Kunagi enne meie aja arvamist ma kuulasin ühte podcasti ja seal räägiti, et armastus on enamat kui vaid tunne. Et armastus on pühendumine ja see tähendab usaldust, austust, oskust kuulata, olla olemas ja teineteise jaoks kohal. Seisan siin sinu ees südatäis armastust ja tänulikkust. Sa oled imeline inimene ja alates hetkest, mil sind kohtasin, teadsin õige pea, et sina oled see õige. Sa oled minu inimene, keegi, kellega koos tahan naerda, unistada, kasvada ja vananeda. See oli meie teine kohtling Varblas. Kõndisime muuli lõppu ja tagasi. Ma ootasin terve tee, et sa võtaksid mul käest kinni. Liblika kõhus, nii ma seal siis kõndisin, kuni tagasi teel. Enne lõppu sa küsisid, et kas sa võid mul käest kinni võtta. Ja siis ma tundsin, et sa oled see, kes on sellist pühendumust väärt ja kelle käest ma ei soovi enam iial lahti lasta. Olen sulle siiralt tänulik, et oled mulle usaldanud oma südame ja oma unistused. Luban, et toetan sind su unistustes. Sa oled aus, kiiras, tähelepanelik, naljakas, seksikas ja mis kõige olulisem, minu jaoks olemas, kui on vaja. Sinu käsi minu käes, sinu süda minu südames, täna, homme, igavesti. Ma valin sind ja luban sind valida iga päev. Ma armastan sind sõnades ja tegudes. Ma armastan seda, mida ma sinust tean ja usaldan seda, mida ma veel ei tea. Olla sinu abikaasa ja partner. Kõigis meie elu seiklustes on kõik, mida ma olen iial osanud loota. Ma armastan sind nüüd, praegu ja alati. Robert, mina küsin sinu käest. Kas sa oled valmis jagama Anna-Pauliinaga kõike, mis sul elus ette tuleb, nii head kui halba? Kui jah, siis kinnita seda, öeldes jah. Jah. Anna-Pauliina, kas oled valmis jagama Rometiga oma elu ja kõike, mis on selles head ja halba? Kui jah, siis vasta, kinnita seda, öeldes valjusti jah. Jah. Ma ka ikka viimased Kuulutame teid, mehed ja naised. Võite üksteist suudega.